Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkarid numbriga 139. Mina olen Märt Koik, siis olen Andreas Jääger. Tere. Tere! Ja kui Andreasel üldse on midagi, siis need on Andrease puletid. Õhtulehe ajakirjanik Saagimjanu tegi huvitava artikli 11. augustikuu päeval, kus kirjeldas seda, kuidas Silvia Ilvese nõmmik ei suutnud Mart Sanderi 59. sünnipäeva peol ahvatlusele vastu panna ning lubas endale väikese sõõmu kihisevat. Oi-oi. Silvia kõrval olnud abikaasa Marek Nõmmik märkas toimuvat muidugi kohe ning tema pilgust võis välja lugeda, et tulevase ema šampanja lembus tal just ülemäära suurt vaimustust ei tekitanud. No üks sõõm kihisevat on šampanja lembus, aga okei. Tegelikult tahaks öelda, et calm down, Anu veits. Siiski, seda teksti lugedes jääb mulle mulje, nagu Silvia elaks räige jälgimise all, et isegi võõrad märkavad seda, kuidas Marek ühte lonksu kohe märkas. Artikkel jätkus lausega, et Silvia sai kaasalt ka pisut noomida. Noomida? Nagu veel süütumalt ei saa seda kirjeldada. Kas noomimine ei ole tegelikult kontroll ja kui täiskasvanu inimene kontrollib enda partnerit öeldes, mida ta kaaslane tohib või ei tohi teha, kas tegelikult ei ole tegelikult tegemist vaimse vägivallaga? Võibolla, ma mõtlen üle. Aga mis kuradi suhe see nõmmikute selline üldse on? Ja mis õiguse võtab Marek, et noomida naist, kes on sünnitanud üles kasvatanud 4 toredat, tarka ja tervet poega? Kontrollib matš, Marek. Edasi kirjutati uudisnupukese juures, et Silvia puhul jäi kogu patt tillukese šampanjasõõmu mõõtu ning peagi oli rahu majas. Mis oleks aga juhtunud, kui ka teine lonks oleks võetud? Seda me keegi ei tea. Kuid Marekile sõbralik soovitus, hoog maha tõmmata ja mitte suhtuda enda abikaasasse nagu abitusse väikesesse lapsesse. Silvia on ka ikkagi elus hing. Okei, no jah, ühe sõõmu pärast ei maksa nagu lolliks minna. Küll, aga võib-olla siin on nagu need asjad küll, et kui on, ma ei tea, vahepeal on, ma leian, et on okei võib-olla meelde tuletada. Kalliselt prego või midagi sellist. Ma olen üldiselt selles mõttes nõus. Lihtsalt see kõik see, mis mina näen, kuidas see Mareki käitumine tegelikult on, siis see tekitab minus ikkagi nagu sellist tähelepanelikkust veel rohkem, et natuke veider, et ma tõmban nüüd selle situatsiooni, et ma mäletan, kui Toomas Legrand Mallukale andis, neil oli mingi tüli enne seda pulma, vaata, et nagu ta ütles, et ära mine peole või mis iganes see teema neil oli, noh, Mallukas võttis sõrmuse sõrmest ära ja ütles, et noh, niimoodi asi ei käi. Et Legrand tuli tegema ühe noomimise ja tegelikult nagu iseseisev naine ütles, et niimoodi see elu siin küll ei lähe. Aga siis nagu teistpidi on nagu niimoodi, et nagu Marek hakkab noomima täiskasvanud naist ühe lonksu pärast, et ma, noh, selles mõttes see tekitab minus natukene veidrat võbet. Jah, arusaadav. Aga jätkame teise pulletiga ning taaskord on hammaste vahel Marek Nõmmik. Nimelt seisab mehe talu piiril silt, mis kuulutab kinnistu riiklikust õigusruumist vabaks tsooniks ning sätestab sildil seisvate reeglite rikkumise eest trahvi 2000 eurot tunnis. Jah, 2000 eurot tunnis. Aga mis siis täpsemalt sildil seisab? Hea, et küsisin. Vastan ka. Sildil seisab. Siin ei ela isikuid, siin elab elusa hingega elus pererahvas, kus iga pereliige on loodusseadusega vahetuskontaktis. Loodusseadustega vahetu kontakt on minu arvates väga lahe asi. Mul üks hea tuttav Andri pakkus, et ehk on tegu siis tugevam õigusega, et põhimõtteliselt nõmmikust tugevam isik võib minna ja ta tallu sisse kolida, vajadusel kasutades vägivalda. Või tegelikult mina arvan, et nii palju pole isegi vaja. Mine kuse nõmmiku maja peale ja nüüd on see sinu territoorium. Aga jah, hea näide sellest, kuidas sa ei pea sõnadega välja ütlema, et sa olid idioot. Kõik saavad aru niikuinii. Minu jaoks, muidugi see oli sotsiaalmeedias kihas ka see teema, et nagu selles mõttes,
üldse, kui inimene paneb sihukese sildi üles ja päris nagu siiralt usub, et see toimib, siis see ikkagi näitab seda, et midagi on ikka väga valesti. Kas hariduses või nagu ülakorrusel. Teine asi on see, mille peale ma suutsin mõtlema hakata, on see, et kes on loodusega kooskõlas, ma mõtlesin kohe, et huvitav, kas nad kõik kasutavad sama terminoloogiat või on Marek Nõmmik Veiko Huuse väikses poole kohaga sektis. Ja teine asi on see, kui sa tunnust või nagu ütled, kuulutad ennast nii-öelda vabaks siin Eesti õigusruumist ja et oled elus hing ja loodusega kooskõlas. Miks sa eurosid küsid? Need ei kehti seal tõenäoliselt siis ju. Et see on absurdne. Ja küsimus nüüd ongi selles, et kas see on lihtsalt nagu süsteemi huiemine, nagu kuni ta tõenäoliselt ühel hetkel hakkab seal maa peal mingisuguse kuradi bardaki korraldama või ta on lihtsalt hästi rumal inimene. Jah, olen nõus. Aga liigume edasi ja kui muust pole rääkida, siis räägime ilmast. Õhtuleht jagas TV3 videot, kus on taaskord intervjueeritud Metsavana nimelist vana metsalist ja Metsavana sõnul ei tasu suveriideid veel kappi panna, et jah, kalendri järgi liigume tasapisi sügise poole, kuid tema hinnangul peaks suvist ilma jätkuma veel mitmeks nädalaks. Viimane osa on arusaadav, et tuleb sooja. Okei, davai. Aga suveriideid ei tasu kappi pakkida. Mis mõttes? Kas inimesed päriselt pakivad riideid? Veel enam, kas tavaliselt inimesed ei hoia oma riideid niikuinii kapis? Et kui mul on suveriided, siis nad peavad kogu aeg olema väljas kapi peal. Aga kui mul on väga palju suveriideid või mis on üldse suveriie? T-särki kannavad inimesed aasta läbi, et kas me räägime ainult lühkaritest, ujumisriietest ja suvekleidikestest, kas kapi peal riiete kuhjamine ei ole natukene arulage? Ma ei tea, mina olen üks nendest meestest, kes ei suuda oma riided ära panna. Mul on toolileenid ja kõik kohad on täis riideid. Ma olen täiesti saamatu selle koha pealt. Väga armas tähelepanek. Aga saamatusest ja arulagedusest rääkides. Selle bulleti tituleerin ma gigabulletiks, seega võtke aega. Tehke väike võileib. Ja let's go! Tuleme ringiga tagasi eelmise tavaosa ehk siis osa 138 ühe kangelase Raul Kivi elu oluliseima hetke juurde. Raul The Rock on siis mees, kelle elu suurim saavutus on sõdida Kerma Mureli ja Triibupasta esinemisega Võru lastefestivalil. Muide, Kivi andiski paar päeva tagasi enda Facebooki kontol teada, et tegigi selle kohta ära avalduse tulevasele presidendile, tähendab praegusele õiguskantslerile. Enda somepostituses laiendas ta enda mõttearendust veel sellega, et samal üritusel toimus ka mingi värvide möll nimeline asi, mida uurides jõudis värske värvi Sherlock jälile uuele probleemile. Ehk siis probleem on värvipulbris, mida üritusel kasutati ja mis tuli suurtest kahuritest lastele kõmaki peale. Tema sõnade kohaselt seal värvide möllu korralduses oli kirjas, et tegemist on suhteliselt tohutu pulbriga ning pulbri kasutamine on siis jällegi kord vanema loal ja vastutusel. Mis minule tundub taaskord nagu aus point, sest kelle loal ikka lapsi lasteüritustele lastakse, kui mitte lapsevanema loal. Aga mida tegi Raul Holmes? Sherlock Kivi uuris ja ma tsiteerin laiast maailmast selle pulbrisisu kohta ja selgus, et on välja toodud selline aspekt, et selle pulbri sisse hingamisel kaob see organismist 40 päevaga ja et pulbri sisse hingamisel astmatikutest lastel võib tulla ärritusi, mis võivad viia väga kurbade tagajärgedeni. Et siis ühe liitsõnaga kõrvaltoimed. Okei, aus. Mis aga tegelikult värvide möllu ürituse tekstil kirjas oli? Loeme. Sellel kirjas, kasutame ainult sertifitseeritud ja looduslikust materjalist pulbervärve, mis ei kahjusta nahka ega loodust. Okei, samuti oli värvidemelu tekstis kirjas, et tähelepanu korraldaja ei vastuta üritusel esinevate artistide repertuaari laulu sõnade sisu ega keelekasutuse eest. Alaealiste osalemine värvide möllul toimub lapse vanema või seadusliku esindaja vastutusel ja nõusolekul. Et siis, kallis Raul Kivi, kui alaealine üritusele sisse saab, välja arvatus, kuidas salaja üle aia ironi, siis ongi see ju täielikult lapse vanema vastutus. Lisaks tekkis mul hüpoteetiline küsimus, et kas elus on üldse mingeid asju, millel ei ole võimalik kõrvaltoimeid. Kas astmaatikul ei tuleks arvestada enda elus asjadega, mis võivad olla ohtlikud? Olles ise astmaatik, siis tõepoolest tuleb mul arvestada enda elu sättimisel, samuti ka laste puhul. Kui sul on probleeme millegi sellisega, siis värve sa sisse hingama suure õhinaga ja tegelikult ju ei tõtta või mis. Sest sertifitseeritud ja looduslikus materjalis pulvervärv võib samuti astmaatikule negatiivselt mõjuda, samuti ka trepid, näiteks minu suurimad vaenlased. Et kui kaugele tuleb minna informatsiooniga, mida tuleks nagu üritusel jagada väljapoole.
No näiteks, mida võib üldse juhtuda kontserdil? Et kas kõik tuleb üksipuldi lahti kirjeldada? Tavai, teeme seda. Võtame välialal toimuva ürituse, kus esineb ka bänd. Et siis teate, mis võib juhtuda? Ma kirjeldan umbes 1% probleemidest. Näiteks, keegi võib sind lüüa jalaga näkku. Sa võid 3 kurja naisega kaklusesse sattuda. Rahvamass võib sind lavapiirde vastu suruda. Rahvamassis olles võib tekkida lämbumisoht. Sa võid kaotada sõbrad rahvamassi ära ja jääda üksi. Korduva või väga tugeva heliga kokkupuute korral võib põhjustada püsivat kuulmiskahjustust. Keegi võib sind tantsides pikali lükata. Lavalt või rahva seast võib midagi su pihta lennata. Moshpit, crowd, surfing või stage diving võib põhjustada vigastusi. Sa võid üle kuumeneda, võid liiga palju alkoholi juua ja kaotada otsustusvõime, võid saada korki, lava võib kokku variseda, halva korralduse korral võivad väljapääsud ummistuda, võid kaotada telefoni, rahakoti või muud asjad. Ja nüüd, suits, pürotehnika või muud efektid võivad põhjustada hingamisprobleeme või ärritust. Pärast väga hirmutavat õnnetus võib tekkida ka psühholoogiline trauma. Et siis kui kaugele Raul tahab sellega minna? Kuid üllatus, üllatus, tegu on erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivide aseesimehega. Ega Erkilt ei kannatagi muud oodata, kui haledat katset tähelepanu saada. Ja nüüd mees sai oma 15 minutit, rohkem ei kavatse mina talle seda tähelepanu anda ja nüüd palun Kivile tõmmata normiks. Ja mulle tundub, et see Kivi kukkus kiirelt ja sügavale. Aitäh teile! Lihtsalt omalt poolt lisaks nagu juurde selle, et kõik see pikk nimekiri asjadest, mis võib sinuga juhtuda, tegelikult üks asi, mida Andres siin isegi kaalunud, on see, et kõik need asjad võivad juhtuda ka nagu korraga. Et no, ka sellega tasub arvestada. Et selles mõttes ma oleks pannud selle nimekirja nagu nii pikaks venitada, et me oleksime saanud selle saate ära täita, aga just selle minu ütles selle absurdsuse jaoks oligi vaja nagu tuua lihtsalt see nagu lihtsalt unnik nagu mõtet nagu, et kus me nagu, kus on piir nagu, et ma tõesti nagu ei kannata seda Raul Kivi mingit risti võitlust või ma ei tea, mis kuradi asja nagu mille eest või mille pärast, et see on väga veider mingi poliitiline teema, millega ta tegeleb, et ma ei tea. On küll, jah. Cringe. Väga cringe, aga noh, kuidagi peab püünele pääsema ja miks siis mitte huiata või reegelt valetada, nagu meil mõni noor poliitik Tartus teeb. Et jah. Aga meil on siuke huvitav asi ka, et nüüd kuulajate jaoks teie juba teate, mina läksin õhtul magama ja Andres läks õhtul magama eile õhtul ja me ei teadnud, sest et täna hommikul Ülle Madise ütles lõpuks välja, et tema kandideerib presidendiks. Mis oli siukene natukene nagu, isegi minu jaoks natukene juba häiriv, et noh, aga äkki ütled juba välja, kas sa nagu, et anna see kindlus ära inimestele või how about that? Ja siis juhtuski nüüd niimoodi, et ma tahan ühe asja öelda, nagu sa räägid, et minu arvates on Eesti ajakirjandus nagu alates rahvusringhäälingust ja lõpetas kõikide teistega minu arvates nagu teinud kogu selle asja nagu nii vastikuks juba, see presidendi kandidaatide kuradi teema nagu, et isegi head poliitikasaated nagu näiteks Rahvateenrid näiteks, ühel hetkel mingisugune tegi 2 saadet järjest arutati sellest, kes saab presidendiks on ja see oli mingi paar kuud tagasi järjest ja muudku aga jõferdatakse sellest nagu, et nagu mul on nagu nii kõrin, et siis kui nagu Ülle Madise selle nagu teavitas, et noh, jah, me teame nagu, sorry, aga mina ennustaja Andres tean seda, et ta saab presidendiks, et mul ei ole siin nagu mingisugust nagu kahtlus ka, et kogu see mingi 2 kuud lihtsalt mingisugune jauramine selle põhjal ja tegelikult puudus nagu mingi informatsioon üldse nagu millegist ja muudkaga lihtsalt nagu hapurgioala nagu muud ei olnud rääkida, see tundub mulle natukene nagu lati alt läbiminek, nii et no ma ei tea, arutelusid iseenesest, kui nad rahvateendites arutelu pidasid, siis see on nagu ju minu arust okei, et selles mõttes, et jah, et nii kaua aga üks saade ja teine saade ja et ma nagu tahaksin kuulda nagu, mis nagu toimub nagu maailmas, mitte lihtsalt hüpoteetilist juttu nagu sellest, kes saab või ei saa, rääkima sellest, et kellelgi ei ole ühtegi nagu kandidaat, et see on, ei, absoluutselt, ma austan seda, et sa nagu arvad, et see on fine, mina lihtsalt väsisin ära, sest ma võib-olla liiga palju jälgin ajakirjandust ja seda kõik oli liiga palju. Okei.
Aga jah, meie jaoks siis täna hommikul Ülle Madise andis teada, et kandideerin Eesti Vabariigi presidendiks. Tunnen seda kirjutades suurt austust ja aukartust. Presidendi roll kätkeb suurimat vastutust, mida Eesti riigi ja rahva ees saaksin kanda võtta. President peab siin olema vankumatus uste avamise ja sildade ehitamise teenistuses. See ei ole lihtne, aga ma ei karda neid uksi, lävepakke ega kärestikulisi jõgesid. Eestil on maailmale pakkuda palju meie inimeste loodud teoseid, teenuseid ja tooteid, kes sobib praegustes oludes vabariigi presidendiks, selgub salajasel hääletusel Riigikogus või valimiskogus. Eesti riik on Eesti rahva oma, president on oma rahva oma. Presidendi kandidaadina olen valmis avatud suhtluseks. Kui mind valitakse Eesti Vabariigi presidendiks, võtan au ja aukartusega vastu ülesande teenida Eesti rahvast ja Eesti riiki riigipea ametis. Nüüd on siis põhimõtteliselt see on huvitav olukord, kus kohas vähemalt nagu kõrvalt vaadates on nüüd niimoodi, et nüüd, kus Ülle Madise on andnud teada, et ta seda teeb, siis me teame, kes on Eesti Vabariigi järgmine president. Et jah, siin jõuame veel Tiit Landist ka rääkida natukene, on ju, aga see tundub kõige seifim valik, mis tähendab seda, et Riigikogu ilmselt selle otsusega teeb. Et nagu see on, ja Ülle ise ju teab seda, et nagu selles mõttes ta oli nagu konkreetselt, tal oli toetusallkirjad koos ja siis ta mõtles, et holy shit, et davai, ma teen selle postituse ära ja selle hetkel, kui ma võtan postita, siis ma lükkan allkirja alla, et ma olen järgmine president. See on kind of see asi, nagu, mis meil nagu toimub praegu, eks. Ja ma tean seda, et Ülle Madise taustal on nagu ikkagi see vastik Peeter Helme asi on seal kuskil hõljub seal kauguses, on ju. Aga nagu, ja ma saan sellest aru, ja see ongi ebameeldiv ja ebamugav ja see küsimus on õhus endiselt ja ma saan aru kõikidest inimestest, kes nagu sellele tähelepanu juhivad. Küll aga samal ajal mul on nagu positiivne ja ka üks teine negatiivne asi, mis mulle võib-olla ei meeldi. Mis mulle meeldib, on see, et meil tuleb siis sellisel juhul saab presidendiks naisterahvas, kes on olnud õiguskantsler, mis tähendab seda, et mis puudutab igasuguste nagu jutte erinevatest seadustest ja õigusruumist, siis meil on selle koha pealt läbi Eesti ajaloo kõige pädevam president, mis ma tahaks näha, kuidas see tema rolli nagu mängib, on ju. Et nagu, mis on need asjad, mida ta vetostama hakkab ja ja kõike seda, et see on minu jaoks ülipõnev ja ei jõua ära oodata. Samal ajal on mul niisugune huvitav seisukoht ka. Mulle ei meeldi, et Ülle Madisest saab poliitik. See on aus tähelepanek, jah. Sest et ta ei olnud poliitikana. Sest ta on nagu sellena ideaalne, kes ta praegu on olnud, vaata. Just, et nagu ma mäletan, kui mu klassiõde COVID-i ajal ütles ta kohta, kuna Ülle Madise sõnastas mingit asja niimoodi, et uhuudselt sellest kinni võtta, nagu et Ülle Madise seisab rahva eest, ala, on ju. Ja siis minu klassiõde kirjutas ta kohta, et mul on nii hea meel, et meil on poliitikuid ja ma läksin ülinärvi, sest õiguskantsler ei ole poliitik. Ta ei ole poliitik, ta on jurist, nagu poliitik on hoopis midagi muud. Ja nüüd ma tahaks nüüd näha, kuidas see amet teda nüüd selle koha pealt mõjutab. Ja, et see sama, mõtle kui tegelikult, kui hästi elatud elu on ühel inimesel, kui tema nagu suurim plekk on see, et ta läks enda sõbra raamatu esitusele. Jah, tõesti, see sõber oli pedofiil, mida ei saa vähendada, aga siiski, et nagu see tema see enda kapp on nagu üsna puhas, et see on ka nagu, ja see, mis ta on öelnud tegelikult, et ma ei tea nagu, kindlasti on inimesi, aga et ikkagi mulle tundub, et ta on nagu inimene, keda kuulatakse nagu igast leerist, et teda on nagu, jah, hea kuulata. Ja mis tähendabki nüüd seda, et nüüd me jõuame nagu selle järgmise probleemini, et kui Ülle Madise on olnud keegi, kes ei ole inimestel reeglina mingi, teatud kontingendil olnud hambus, siis nüüd on see aeg, kus see hakkab. Sest et kui sa oled võimu juures, siis sa oled vaenlane. Kui koalitsioon on sinu poolt, siis opositsiooni jaoks, vähemalt ühe erakonna jaoks, oled sa totaalne fucking vaenlane kohe. Et nüüd hakkab see pihta, et nende toetajate jaoks on ta vaenlane. Aga mõtle, kui ei ole. Mõtle, kui me päriselt leiame sellise, oleme leidnud päriselt sellise presidendi,
neid sildasid siis ehitab, nagu ta ütles, et see oleks ju tore, et mina ikkagi naivitarina ikkagi nagu loodan seda tegelikult ja Alar Karis oli ka selles mõttes, tagantjärgi vaadates oli päris tubli, just see sirge selg tegelikult mulle meeldis Karise puhul, et jah, ta tegi paar veidrat postitust, aga minu arust see on nagu tore, et kuidagi põnev. Noh, mõnes mõttes ei ole põnev. Ei nagu... põnev selles suhtes, kuidas ta presidendina nagu on. Ma mõtlen pigem seda, et see aeg. Kuidas ta presidendina on. Just. Ja siis siit kohe võtame järgmise ERR-i uudise ka, mis on siis, kui nüüd ei tule mingi väga veider curveball ja asjad ei lähe teistmoodi, on ju. Aga ERR kirjutab seda, et aknaalustega kohtumine suurendas landi ülesseadmise tõenäosust. Ehk siis kohtumine Riigikogu fraktsioonitute saadikutega oli huvitav ja edukas, leidis rektor Tiit Land, kes pürgib presidendi kandidaadiks. Landi sõnul olla pärast kohtumist endine EKRE fraktsiooni liige Leo Kunnas lubanud, et annab allkirja tema kandidaadina ülesseadmiseks. Hiljuti Eesti 200-st lahkunud Kalev Stoicescu rääkis, et Land võib saada 21 toetusallkirja kokku. Minu meelest on see igati tervitatav, et me ei pea valima ühe, vaid saame 2 kandidaadi vahel valida, sõnasta. Stoicescu peab Landi õiguskantsleri Ülle Madise võrdväärseteks kandidaatideks. Et jah, meil on nagu variant, et tuleb ikkagi 2 nime. Ma rääkisin ühes oma videos ka sellest, et mismoodi mulle nagu tegelikult iseenesest meeldib, mulle meeldiks ka, kui Madis oleks meie president, sest et ta nagu ei tahtnud seda. Et mulle meeldib, kui presidendiks saab inimene, kes nagu ei soovi seda. Et laienda seda mõtet natukene, ma tookord ei küsinud seda, et miks sul on selline mõte? Sest et see ei ole siis see, et muidu on nagu see vibe, et ma tahan võimu juurde saada ja siis sa saad võimu juurde, on ju. Vaid on nagu see, et inimesed otsivad kedagi, kes on nagu, kuule, ole president ja siis on nagu see, et okei, fine. Noh, et see on nagu, et see eeldab seda veenmist, sest et see tundub mulle, ja inimene kohe see tundub mulle selles rollis ausam ja nagu sobilikum, mis on see, et me ei ole nagu, keegi ei ole ennast võidelnud tippu, aga inimesed on nagu sisuliselt anunud, kuule, ole hea, ole president. Ja siis ta täidab oma ametiaega. See kuidagi muudab selle inimese vähemalt minu jaoks nagu usaldusväärsemaks. Kirglikkus ikkagi. Et mina mõtlen teistpidi, et nagu kui keegi ikkagi nagu väga tahab, et siis tal võib olla ka mingisugune plaan ja mingisugune soov ja tõeline nagu soov olla president, vaata, et siin ei ole nagu nii võimalik Donald Trumpistuda, eks ole, et noh, mingit kirge nagu ka, aga ma usun, et Ülle Madise ikkagi tegelikult juba, ta siin hämas küll pikalt, aga tegelikult ma arvan, et juba sellel hetkel sai aru, et need tulevad hääled kokku ja temast saab, et ma arvan, et ta natukene mängis ka seda. Ma küll ei saa aru, miks ta peaks mängima seda. Samamoodi, et olla selline tagasihoidlik Ülle Madise. Okei. Aga selles mõttes ei, tore, kui on keegi veel sedelil ja saab nagu kuidagi seal sedelil figureerida, et selles mõttes ma ei tea. Aga teeme ennustada ka, et noh, me eeldame, et Tiit Land ei saa, on ju, et siis kas ta liitub mõne erakonnaga ja ta on varsti üks tugev kandidaat, kelle nimi nüüd äkki on õhus olnud, inimesed teavad teda? Ma ei oska, issand jumal, väga huvitav küsimus. Ma nagu ei usu, ma ei tea, ülikooli rektor, kui sa selle kuradi erakonda kuskile lähed. Ega tal ei ole väga palju erakondi, kuhu minna ka, et selles mõttes tema maailma vaate koha pealt ref tõenäoliselt. Jah, seda mõtlesin ka mina. Aga läheneme natuke teistmoodi nüüd Brigitte Susanne Hundile kui tavaliselt, et siin oli selline huvitav tegelikult situatsioon, kus Brigitte Susanne Hunt esitas teda sõimanud pensionärile nõudekirja. Ja see eelmisel esmaspäeval siis ta avaldas ka oma Instagrami stories, või avaldas story, milles tegi 70-aastase pensionäril oleva Tiiu kirjast ekraani tõmmise, kus oli kirjas järgmine tekst. Tere! Olen Tiiu, 77-aastane vigane naine, kelle elu möödub ainult korteris viibides. Kui
olen teid oma kommentaarides solvanud, siis vabandan ja tunnen kahetsust. Luban, et ei kommenteeri enam midagi, kus on kirjas teie ja Severinase nimi. Ei iialgi enam, see on minu 2 kuu pension. Pärast korteri üüri ja rohtu ostmist jääb söögile kuus 100 eurot. See teie nõutud summa on minu 1,5 aasta, 1,5 aasta söögiraha ja ka selle tahate minult ära võtta. Loodan väga, et teil, lapseootel naisel, on vähegi inimese südant sees ja andestate mulle. Olen töötanud lasteaia kasvataja abina, kelle palk polnud suur, et enda 3 lapse kõrvale panna. Toredat lapseootust teile ja väga loodan teie andestusele. Seisiski selles kirjas, mille kirjutas siis, nagu me saame juba aru, 77-aastane pensionär oma Brigittele, ning lisab, et ta sai sisuloojalt võlanõude. Aga Brigitte selgitas, et seesama 77-aastane pensionär sõimas teda interneti kommentaariumis ebaviisakate sõnadega. See naine sõimas mind libuks ja hooraks, kelle lapse isa võis olla suvaline mees bussipeatuses. No vot siis. Et Brigitte on väga kahe vahel, kas andestada või mitte. Tal on küll Tiiust kahju, aga ka tegelikult ka tema on 6. kuud rase naine, kes ei ole mitte kunagi Tiiu kohta midagi halba öelnud. Aga Tiiu öeldud loeb Brigitte tütar, Roosiprit, nagu me teame. Miks tema siis Brigitte peab olema empaatiline Tiiuga, kui Tiiu Brigittega ei olnud? Kirjutas siis nagu pesa oma Instagrami story juurde. Kas sa tahad juba praegu midagi öelda või panen edasi? Ei, ma lihtsalt jääb naerma see, et sinu öeldud loeb minu tütar. Juba, ta ei ole isegi sündinud. See on ikkagi väga. Ta on väga võimekas. See on puhas oivik. See on genius. Roosiprit on juba praegu üks targemaid inimesi Eestis. Aga kõnealune teema jõudis ka Brigitte endise kihlatu Severinas Jakubauskaseni, kes muide on 32, kui te ei teadnud, kes tegi samuti oma Instagrami story, kuhu lisas ekraanitõmmise Tiiu kirjast, kus too pöördus Severinase poole. Tere, olen Tiiu. Mul on üks küsimus seoses Brigitte nõudmistega. Kuna olen juba aastaid lugenud tema ja tema erinevate meeste kohta jutte, siis olen oma arvamust väljendanud Elu24 veergudel 10. augustil sain Kenneth Riviselt ehk siis Brigitte esindaja nõudeavalduse 1460 eurot 12. augustiks kella 10 või muidu tee kohtusse. Saatsin selle peale vabandava kirja Brigittele, mille ta avaldas oma stories. Samas lubas ta, et nad vähendavad nõutavad summad. 1460 eurot on minu 2 kuu pension, olen peagi 77-aastane invaliid. Me oleme sellest aru saanud muide juba hetkel kõik. Aga jätkame. Elu möödub ainult korteris. Seisis Tiiu Severinasele saadetud kirjas. Aga mida tegi Severinas? Snape Jakubauskas. Ta lisas storisse oma vastuse. Mul on kahju pealt vaadata seda, kui pensionärilt, kes on terve elu rüganud väikese palga eest tööd teha, riik ülal pidanud, üksinda vist, ja kes ei suuda end tänaseks ise kaitsta, nõutakse tühise kommentaari eest 2 kuu pensionit, eriti kui ta on avaldatu eest juba vabandanud. Juura ei ole mõeldud selleks, et abituid ning endast nõrgemaid niimoodi eksploateerida, arvas Severinas ning lisas, et Tiiul on valmis suures hirmus Brigitte summa täna ära maksma. Õnneks pöördus ta õigel hetkel minu poole, ütles Severinas ja lehvitas seda taga, Batmani või see Supermani see kredi lehv seal selja taga. Võtsin Tiiu enda kaitse alla ja leppisime kokku, et esindan teda konkreetses vaidluses Brigittega tasuta. Brigitte esindaja Kenneth Rivis kommenteerib lisaks, et Serenissimuse õigusbüroo tegeleb Brigitte Susanne õiguste eest seismisega. Viimastel nädalatel oleme saatnud nõudeid inimestele, kes on väljendanud end lapseoote Brigitte Susanne hundi ja tema veel sündimata lapse suhtes pehmelt öeldes ebakohaselt, tõdes Rivis, ning märkis, et ei hakka väljendeid esile tooma. See oli reliefseid see sõna. Ja Rivis siis lisas lõpetuseks. Ma ei saa paraku kommenteerida konkreetselt ka Tiiuga seotud kaasuse asjaolusid, küll aga saan kinnitada, et Severinas Jakubauskas on selges huvide konfliktis ja vastuolus juristi eetikaga, kui ta otsustab asuda esindama inimest, kes solvas nii Brigittet kui ka tema enda sündimata last, Roosipritti. Olles ise isa, ei kujutaks ma ette, et hakkaksin oma enda last solvanud isikut esindama, aga eks igaühel meil on oma lastetuba ning kodune kasvatus.
Tere, see on ongi kõik, aitäh teile, et kuulasite. See on ikka täiesti kuradi insane. Esiteks, kas Serenissimux, kas Kenneth Rivis ei olnud ka see inimene, kes pidi seda Mihkel Survat esindama või? Mina ei tea, kas mitte Brigitte ise ei visanud nalja üks päev, et tal vahetavad advokaadid sama kiiresti nagu, ma ei tea, mis asjad. Oli jaa vist. Et tõesti nagu, mul need nimed ei jää meelde, aga Kenneth Rivis on kihvt nimi igatahes. Aga ühesõnaga huvitav on see, et asi, mida mina ei oleks oodanud kogu selle Brigitte ja Severinase nagu sellest draamast, et see teine naine, kes mängu tuleb, on 77-aastane Tiiu. Seda ma ei oleks aru, et see on nagu esiteks. Tiiule tahaks lihtsalt seda öelda, et tegelikult ei ole vaja korduvalt kirjutada, et sa oled invaliid, sest et kui sa oled 77-aastane inimene, kes sõimab reaalselt kedagi internetis libuks ja hooraks, siis me saame aru, et sa oled invaliid. Aga... burn! Aga siin on lihtsalt nagu, on nagu see asi, et ma nägin sotsiaalmeedias nagu reaktsioone ka sellele, Brigitte postitusele, mis ta tegi ja nagu, ja see on jälle selline olukord, et aga kuidas teistmoodi inimesele õppetundi anda, kui sa käid valimatult sõimamas inimesi? Et ma ei tea, minu arust nagu... Jah, see pidev nõudekirjade esitamine on selline küsitav ja teine asi ka, jällegi saate kuulajatele ka ikkagi meeldetuletuseks, et siin on nagu selline olukord nende nõudekirjadega. Kui sa ütled midagi avalikult ja keegi küsib sul selle pärast nõudekirja, ütleb, et ma lähen muidu kohtusse, siis nende asjadega, ma saan aru, see on võib-olla hirmutav ja mõne jaoks ongi liiga hilja, on ju, aga kui tahetakse kohtusse minna ja seda ei võeta menetlusse, siis sa ei maksa nõudekirja eest seda summat, mida küsitakse ja kogu case on läbi. Et nagu, kui juba kohtusse minnakse, siis on juba midagi seal arutada, kas sa oled üle piiri läinud või ei ole, on ju. Aga siin libuks ja hooraks, kurat, ma kahtlustan, et siin on täitsa võimalik, et siit võib isegi saada vasta päide jalgu ka see invaliid Tiiu. Et siuke olukord. Aga mis puudutab Severinase käitumist, siis see on täiesti unhinged. Et see on veider, see on maksimaalselt veider. Äkki oled vait ja ei tegele sellist asjadega, see on lihtsalt imelik nagu. Aga äkki peaks see Tiiu Severinase kohtusse kaevama selle eest, et tema tekitas sellise tunde, et Brigitte Susanne Hunt on libu ja hoor, sellepärast, et Severinas ei kuula nüüd, Severinas ise ütles, et tema ei tea üldse, kas ta on Brigitte lapse isa, eks ole. Boom. Mida mõtleb siin 77-aastane Tiiu? Ahaa! Või BSA paneb üle Aisa ja siis läks kohe internetti, on ju, kuna ta teab, et internet on turvaline koht, eriti kui sa Facebookis oma nime all kommenteerid, alati soovitan sõimata kõiki libudeks ja hooradeks, sest et see on hästi turvaline. Ja hästi safe. Keegi nagu ei näe seda ja kõik on nagu fine. Kuule, sa kuulsid, et tal vist oli vahepeal teine mees. Päriselt. Lähed arvuti taha, fucking lits hakkad kommenteerima, et see on ikka ajuehitus, peab ikka teistsugune olema. Ei, ma saan aru sellest, minu jaoks on lihtsalt see probleem selles ka, et nagu see, kuidas nagu Severinas on sellele narratiivile tegelikult kaasa aidanud, on ka muidugi imetusväärne. Yeah. See on minu arvamus, palun mitte saata seda kirja, ma ei vasta võrrastele kirjadele ja ei maksa midagi. Aga Tiiule soovitaks tulevikus noorema sellise ka arvamusavaldaja poolt, et kui sa kirjutad vabanduskirja, siis ära kirjuta, et kui olen teid oma kommentaarides solvanud, kirjuta, et olen teid enda kommentaaris solvanud ja vabandan. Kõlab palju pareminigi see, kui ma olen. Ilmselgelt sa oled, sellepärast, et sul on praegu vesi ahjus, sest et sitt keeb. Et see on nii veider nagu ka, et sa ütled teise inimese kohta, et ta on libu hoor ja et ta on saanud võib-olla mingi suvalise inimesega bussipeatuses lapse ja siis ta on seal ära öelnud selle inimese kohta ja siis tal on jultumust öelda, et juhul kui ma olen teid solvanud. Are you serious?
mis mõttes juhul kui, et nagu see on nii kummaline, et mina soovitaks Tiiule seda, et ära kommenteeri. Kui sul on see suur tung kommenteerida, siis tee seda valjult lihtsalt oma toas. Et noh, iseenesest, ma ei tea, vahepeal on vaja teha asju, mis on võib-olla mõne inimese jaoks ebaeetilised. Näiteks mina blokeerisin oma emal. Minu emal ei ole seda probleemi, et ta käib kommenteerimas. Aga näiteks see on natuke sarnane asi. Mina blokeerisin oma emal ära see, et ta Facebookis näeb neid shorte. Sest et mul ema jääb neid vaatama vahepeal nagu, ja siis ma mõtlesin, okei. Siis ma lihtsalt blokeerisin need tal ära. Ta ei näe neid. No. Kas ema teab seda või sa ei praegu seda nüüd? Ei, ma ühe korra ütlesin talle, tead, vaata, sa ei ole neid näinud enam. See ei ole hea. Ma blokeerisin ära, sellepärast see ei ole. Vaat, kui see on selline poeg nagu on Märt, siis pole vaenlase vajagi. Ta blokeerib kõik ära, mis sul... Jah, et nagu tegelikult, aga siin on nagu see asi, et on üks asi, mida ma soovitan teha võib-olla nagu lastele, et kui te näete, et teil on nagu ema või vanaema on nagu veits unhinged internetis, et siis ma ei tea, tegelege sellega. Üks hea soovitus on veel see ka. Võib-olla selle esimene kommentaar üldse, mis ta avaldas. Ta ei pidanud enam vastu. Tiio oli plahvatama, siis ta kirjutas Litsoor! Tead, kui sa oma esimese avaliku kommentaariga suudad nõudekirja välja teenida, siis see on ikkagi töö. Jah. See on ikkagi hea töö. Respekt. Aasta kommenteerija. Aga üks asi, mida ma soovitan teha, see on muidugi karm asi, seda ma ei soovitaks tegelikult isegi vaenlastele teha, sest et see on ikkagi unhinged, aga on see, et kui sa suudad teise inimese kontole ligi pääseda, siis sa muudad selle inimese Facebooki seaded niimoodi ära, et kõik tema postitused on private, mis tähendab seda, et ja kui inimene ei tea seda ise, siis ta ei saa sellest aru, mis tähendab seda, et ta käib ja kommenteerib ja postitab, aga mitte keegi ei näe neid peale tema enda. See on hästi hea asi, mida teha. See on hea soovitus. Lahe, see on pull, jah. Aga Severinase koha pealt veel minu niisugune väikene mõte, et kui ta ei oleks nii butthurt, nagu mulle tundub, et ta hetkel on butthurt. Tundub küll, jah. Et siis, kui ta veel PSA-ga oleks sõbralikus suhtes, vahet ei ole, kas PSA nagu palkaks ta või mida iganes on ja või teeks koostööd. Ja siis keegi kutsuks PSA-d libuks, et siis oleks küll kohe läheks Tiiu rahakoti kallale. See on minu siukene arvamus ja praegu mulle tundub see lihtsalt üks täiskasvanud mees käitub minu arvates nagu väikene laps. Võiks olla, jah. Ja kõik nagu meelest näevad seda, et see, kui Severinas arvab, et temal on tehtud mainekahju sellega, et arvati, et ta lööb üle aisa, siis tegelikult nobody fucking cares. Aga see, mida nagu Severinas praegu teeb, on minu arvates kordades hullem ja ma arvan, et ka tema võiks tõmmata normiks ja natukene nagu hooma tõmmata. See kõik kõrvalt vaadates tundub sihukese asjana nagu selline narsissistlik kollaps nagu. Olen nõus. Et juhul kui kuulaja ei tea, siis see ei ole, ma ei ütle, et see on see, aga ta näeb välja. Narsissistlik kollaps on tavaliselt see, on nagu see, kui inimene, kes on narsissist, kui ühel hetkel tema fassaadid hakkavad varisema ja inimesed hakkavad nagu läbi nägema ja siis ta hakkab hästi nagu eklektiliselt nagu käitu, hästi erratik on inimene siis nagu, sest et ta üritab ruttu hakata mingi mainekujundusega tegelema, siis ta teeks just nimelt selliseid asju. Et tegelikult ma ei tea, Severinasele muidugi absoluutselt, et ma saan aru, me oleme ka siin aasinud ja õiendanud, et kriminaal ja kõike seda, aga nagu päriselt ka, lihtsalt chill, ära tegele sellega, nagu stop. Just relax, do your thing, tee omi asju. See on nagu... Sa ei pea tegema mitte ühtegi neid asju, mida sa siin oled praegu avalikkuses teinud. Sa ei pea käima Lusti saates. Täiesti mõttetu. Räägin sügisel. Okei, chill. Väga hea intekas. Aitäh kõigile. See kuradi invaliid Tiiu, ma esindan teda tasuta. Aha, okei. Sa oled advokatuurist välja visata, lihtsalt ütlen. Aga nagu kõik need asjad nagu vana tüüd lihtsalt chilli nagu. Ma ei tea, hästi imelik. 16. juulil. See on kõik seotud sellega, et 16. juulil PSA tegi postituse. 16. juulil. Jah, et sügisel räägib. Aga Märt liigub palju hirmsama teema juurde tegelikult. Jah,
see on putsis teema, aga peame rääkima, kuna uhundus on üks teema, millega me oleme ikkagi tegelenud aastaid. See Õhtuleht kirjutab sellest, mismoodi ravita jätmine röövis elu. Prokuratuur süüdistab ema oma lapse surma põhjustamises. 12. augusti keskpäeval toimus Harju maakohtu istungisaalis eelistung, kus pandi paika, et lapse surma põhjustamise süüdistuse saanud 42-aastane Regina läheb kohtu alla novembri lõpus. Süüdistuse kohaselt jättis naine möödunud aasta kevadel 5-aastase tütre ilma hädavajalikust ravist ja seda tahtlikult. Ema tegevusetuse tagajärjel tekkis lapsel eluohtlik tervisekahjustus, mille tõttu ta suri. Kohtueelses menetluses tuvastati, et laps suri mis sõna? Jesus Christ. See on üle pikka aja, ma näen sõna ja ma nagu ehmatan ja hakkan kartma. Meningoentsefaliidi, jah, just. Laps suri meningoentsefaliidi ehk ajukelme põletiku progresseerumise tõttu. Menetluses on tuvastatud, et laps haigestus märtsikuus ning tema seisund halvenes päev päevaga, kommenteerib prokurör Evelin Ansip-Kukk. 3 päeva pärast haigestumist oli lapse seisund sedavõrd nõrk, et ta ei jõudnud ise kõndida ning vähemalt alates 5. haiguspäevast ei suutnud laps lisaks liikumisele ka süüa, silmi liigutada ega rääkida ning oksendas. Ajukelme põletiku puhul on õigeaegne ravi elupäästva tähtsusega. Heade tulemuste saavutamiseks on sümptomite äratundmine ja raviga alustamine ülioluline. Naine helistas häirekeskusesse alles haiguse 7. päeval. 7. päeval. Mil laps enam ei hinganud. Ei hinganud. Ma lihtsalt ütlen kõrvale nagu selle, et ma ei tea, ma lähen nii marru raisk, sest et mul on kodus 4,5-aastane laps ja 2,5-aastane laps. Ja kui ja need lapsed on olnud haiged. Ma ei tea, mul hakkavad häirekellad ja Liisal hakkavad häirekellad tööle nagu oluliselt varem. Et siin ei ole võimalik mängida nagu sellele, et nagu ema oleks nagu, et siin on mingisugune see, et sul on, oled veendunud mingisuguses alternatiivmeditsiinis. Ei, siin on inimese psüühiline probleem. Siin peab olema psüühiline probleem. Sest kuidas vittu on võimalik, et su laps on nii haige ja sa helistad häirekeskusesse alles siis, kui ta enam ei hinga? Ma ei saa sellest aru. Nüüd jällegi, vaata siin on see probleem, et kuna et ma natukene nagu võib-olla teen nagu selle koha pealt liiga, aga on väga raske teha liiga sellisele naisele, ma leian, aga ja ma võib-olla teen liiga, et kuna mina ei saa aru, siis järelikult ei ole võimalik. Sure, ma saan aru, me võime siin seda argumenti mängida, et tegelikult võib-olla ta on ikka nii ära ajupestud ja kõike seda, aga kuidas on raisk võimalik, et sul ei löö mingi ema instinkt nagu varem välja nagu? Ma ei saa sellest, nagu see on nii müstiline raisk, et mina kahtlustan, et siin on peas on mingi asi korrast ära. Õhtulehe teada võis lapse ema tegevusetust mõjutada usk looduslike ravimeetoditesse. Kahjuks ei ole see viimastest aastatest ainus selline juhtum. 2023. aastal andis prokuratuur kohtu all ema, kes süüdistuse kohaselt jättis raske diagnoosi saanud lapsele määratud ravi pooleli. Haigus süvenes punktini, kus tagasiteed enam polnud ja tüdruk suri kõigest 12-aastaselt. Uurimise käigus selgus, et ema jättis tõenduspõhise ravi pooleli ning pöördus abi saamiseks alternatiivmeditsiini poole. Lapse vanemad peavad arvestama, et kui nad jätavad oma ravivajadusega lapse teaduspõhise ravitaja, et laps saab selle tõttu raske tervisekahjustuse või sureb, siis peavad nad lapse kaotuse ja moraalse karistuse kõrval arvestama ka karistusõigusliku vastutusega, tõdes kohtunik Lea Pähkel. Igal lapsel on õigus heale tervisele ja elule ning ühelgi vanemal ei ole õigust ükskõik millisel temale teadaoleval põhjusel seda lapselt võtta. See on hästi oluline asi tegelikult, millega tuleks arvestada igal fucking huul, et loeme korra edasi, et lapse vanemad peavad arvestama, et kui nad jätavad oma ravivajadusega lapse teaduspõhise ravita ja nende laps selle tõttu raske tervisekahjustuse saab või sureb, siis peavad nad lapse kaotuse moraalse karistuse kõrval arvestama ka karistusõigusliku vastutusega. Seega iga fucking kes nagu sellega tegeleb, siis mõelge selle peale. Ei ole niimoodi, et minu laps, mina tean, mis on parem.
sellistes situatsioonides mitte munnigi sa ei tea. Aga jah, kui oleks selline asi juhtunud natukene varem, siis ma oleks seda lugenud arvatavasti raamatust, sest et see on üks ei, kõik need lood on nästid, vaata, kui siin on küll veel ja veel neid lugusid olnud, kus mingi laps väänleb krampides umbes kuradi, ma ei tea, mitu päeva, ema ikka kuradi topib mingit terakesi ja Merle Martinson on kuradi haibib seal veel juurde, et võta seda ja natuke seda ja türa, täpselt need samad on. Aga see on nagu täiesti pöörane, aga siin on aus küsimus, ka minul korraks tekkis küsimus, et ma saan aru ja kindlasti on seal nagu tõendud Reginast ja värgist särgid, aga kas Regina oli üksik ema ja kas seal kõrval oli ka mingisugune isalaadne toode, kes ka vastutab või siis mis nagu sellega seotud on, et see lihtsalt huvitaks mind. Kas mingit teist tugivõrgustikku ei olnud või nagu just, see? Et lihtsalt tahaksin teada. Aga nüüd ma loen ühe postituse, ma nime ei avalda, kes on, aga mina ütleks selle kohta niimoodi, et see on tegelik Uhu ekspert, kes nagu on nagu Uhu asjadega nagu rohkem kursis kui kõik maailma inimesed kokku, ma arvan. Kirjutas sellise postituse Facebookis, et mitu laipa veel vaja on, et riigiametid ja kogujad oma jalad tagumiku alt välja tõmbaks ja tervise petistele tala annaks. Miks läheb kinnimajja ainult see lollakas ema ja mitte need terapeudid, kes aastaid tema aju loputasid ja talle oma terakesi ja solki müüsid? Ja veel, seesama Õhtuleht promob iga päev, iga tund Uhusid, kes õhutavad emasid ja isasid lapsi ravita jätma ja asendama meditsiini piisikese osaluspanuse eest pakutava libaraviga. Teeb arvamusliidreid inimestest, kes on rumalad, kurjad, ahned või kõike seda korraga. Levitab lollust ja ajuvammi ja siis kirjutab silmad peos, et näe, Uhu tappis lapse. Raisakotid, värdjad, terapeudid, et teil nina küljest mädaneks ja mürgine 8 jalg perse pesadeeks. Vaesed väikesed pehmed lapsukesed idiootide käes nutan, nagu see kedagi aitaks. Et siin ei ole tegelikult rohkem sõnu vaja. No sa ütlesid korduvalt terapeudid, aga ta tegelikult mõtles türapeut. Ta mõtles terapeudid, jah. Aga jah, et nagu selles mõttes see tegelikult, me oleme sellest rääkinud ka, et ja mitte ainult meie omavahel, me oleme sellest privaatsemates vestlustes rääkinud inimestega, kes töötavad ajakirjanduses. Et mismoodi nad on ise hädas sellega, et ma töötan väljaandes ja ma räägin sellist lugu. Ja samal ajal see sama väljaanne, neil on mingi fucking Uhu kuskil teises portaalis, olgu see Delfi puhul mingisugune kuradi alkeemia näiteks, mis ma ei tea, kas me oli alkeemia. Alkeemia, enam ei ole. Et nagu samal ajal me nagu töötame aktiivselt nagu ka selle nimel, et promoda neid kuradi värdjaid nagu. Ja see ongi... Ja klikk on jumal. Klikk on jumal selles mõttes. Et see on selles mõttes, aga ma natukene nagu saan aru sellest, et see ongi nagu raske, kui sa pead üleval pidama mingisugust asja, mis nagu palku maksab ja üldse töötada saab, eks ole, et siis nad nagu, nad kalkuleerivad. Ma saan sellest aru, aga siin on nii üks kuradi suur aga on siin lihtsalt sees, et tegelikult kogu see tegelikult mõttearendus, mis siin oli nagu, et absoluutselt, et kui palju meil fucking laipasid vaja on. Nagu päriselt ka. Ja me ei räägi ainult siin tegelikult ajakirjandus välja, just see sama, et mitu laipa meil veel vaja on, et riigiametid ja kogujad oma jalad tagumiku alt välja tõmbaks ja tervise petistele tala annaks. Punkt. Palju on? Velge number siis. Et mitu väikest laipa on vaja veel? Et siin on nagu hea küsimus, et nagu selles mõttes see sama ema, vaata, me ei tea seda tausta, aga hüpoteetiliselt, ütleme, et see sama olukord on ju. Et kui see ema on nagu selle lapse haiguse vältel, tuleb välja, et on suhelnud mingisuguse Uhuga, kes on soovitanud jätkata seda kõike, siis mulle on nagu inimlikult nagu väga raske selgeks teha, miks see terapeut ei peaks saama ka latiga vasta pead nagu. Et nagu ta ju ka vastutab sellisel juhul. Et keegi põhimõtteliselt laseb oma lapsel aeglaselt surra ja sa ütled, et ei, see on tervisekriis ja see läheb üle ja kõike seda. Reaalselt fucking vangi, mis asja? Ja seda enam, ma ei tea, see on ka, me räägime nagu mingisugustest sellest, et lapsed on kõige see on George Carlin, jälle, ma räägin jälle George Carlinist. George Carlin viitas sellele juba ammu, et üks kõige lollakamaid probleeme, mis on nagu sellist
nagu noh, ja jälle saavad konservatiivid vastu pead mu käest. Mis on selline konservatiivse liikumise üks suurimaid probleeme, on see, et on abordivastased, eks ole, ja need abordivastased räägivad, et kuidas te saate, et see on elu ja mitte mingil juhul iga elu on püha ja püha ja see on täpselt nii kaua, kui see laps sünnib. See on täpselt nii kaua. Et nagu see on see nali, once you're born, you're on your own. Ja miks ma seda praegu räägin, ongi nagu see, et meil on mingid poliitikud, kes räägivad sellest, et meil on hullud suur probleem, meil on nii madal iive, okei. Aga kuidas me saaks niimoodi, et need lapsed, kes elavad, et nendel oleks ka turvaline. Et ka nagu need, kes ütleme, elavad mingisuguses traditsioonilises peremudelis, aga ema või isa on kuradi lollakas ja siis ei anna lapsele normaalset ravi ja laseb lapsele ära surra. Ja siis me nagu kuradi twiddling your fucking thumbs. Me ei tee mitte munnigi ja me ei tee seda lihtsalt sellepärast, et äkki meie valija baasis keegi pahandab, kui me ütleme, et tegelikult taimeteega ei saa nagu kõiki fucking haigusi ravida. See on täiesti absurdne olukord ja ma ei suuda aru saada, mismoodi me peame nagu selliseid asju reguleerima seadusandluses ainult siis, kui laibad on taga. Ma ei saa sellest aru. Minu jaoks on see täiesti fucking absurdne. Sõnu ei ole rohkem. Ei ole sõnu jah, ja kui me nüüd korraks võtleksime, mis erakonnad on need, kes mängivad tegelikult esoteerikutega koos päris palju mängu, siis EKRE. Et EKRE on, räägid konservatiivsest ja EKRE on täpselt see, et kui ma võtan mis iganes Helle-Moonika Helme või kes iganes need on, eks ole, kes promavad tegelikult selliseid inimesi ja usuvad nagu ka igat asja, siis nagu te olete part of problem, eks ole, et jah, et nagu me oleme aastaid rääkida, midagi tuleks ette võtta ja sellega võiks tegeleda, aga kes ja kuna, sest et ma ei tea, kas järgmine valitsus sellega kuidagi paremini. Ma ei tea, tehke midagi. Do something, nagu ma olen viimasel ajal kippunud ütlema. Jah, et see ongi, ja see on nii nõme on nagu see, et jällegi, nagu me oleme rääkinud ajakirjanik, nagu meil on kokku puutud teatud ajakirjanikega ja meil on öelnud üks ajakirjanik, et nagu asutuse sisest, et me ei saa seda teha. Ja siis on öeldud meile, konkreetselt meile, palun tehke selle teema pealt häält, selle pealt, et nagu, et väljaanded mängivad 2 mängu korraga. Et palun tehke häält, rääkige sellest, et sügi jama peab ära lõppema nagu. Ja nüüd me olemegi siin. Jumal tänatud, et me sellest teada saame. Aitäh Õhtuleht, et sa kirjutad. Aga järgmine kord, kui sa hakkad Tiit Trofimovit endale külla kutsuma või mingisugust teist inimest, kes müüb midagi, mida ei ole olemas, siis võib-olla me mõtleme natukene enne, kui me laseme selle kuradi saate eetrisse. Holy shit. Mingid kuradi puuduta mind ja palun ärge laske saagi meil kutsuda neid inimesi, kes ei tee tegelikult meile mitte midagi head. Lõpetage ära raisk, see on nii absurdne. Aga kui teile meeldib, kuidas Märt karjub, siis teile meeldib ka see, kuidas mina karjun, seega ja pahane olen, et Võhkarid patroonhääling 131 Püksid on rebadel on üks saade, kus me Märdiga olime eriarvamusel ja tõepoolest vaidlesime tähtsatel teemadel ja ma olin täitsa endast väljas. Nagu Märt oli praegu. Vot selline, aga rääkides väljas olevatest inimestest, siis väljas on nii hingelt kui ka päris tihti kummikutega lihtsalt kõnnib mööda teed, on Marit Tummelas. Kes on Marit Tummelas, küsite? Marit Tummelas on üks armsamaid inimesi, keda mina oma elus olen kohanud ja kui ta seda lugu rääkis mulle mõned päevad enne seda, kui sellest artikkel ilmus, siis ma lihtsalt jeitasin ära ja ma lihtsalt ei suutnud nagu mõista, mis toimub siis inimeste peades. Aga jagame siis teiega ka, et Tuuli Jõesaar ka üks aasta, ma eeldan, et ta sai ka aasta võhad ajakirjaniku tiitli kunagi. Kas see vastab tõele? Vist jah. Vist jah. No kui sai teenitult, kui ei ole saanud, küll ta saab. Et tegi Delfisse artikli, et ta käiski siis Marit Ummelase juures. Et artikkel on siis selline. Tänavu juulis ärritas naabrite vaheline pisikonflikt Marit Ummelase ülemaante naaber
Erolongi talust, umbes sama raske sõna nagu Märt oli enne, mis ta ütles. Täpselt sama raske. Erolongi talust pärit peret nii, et praeguseks on see paisunud kiusuks ja teekünniks. Marit läks hommikul kanaaedikut lahti tegema ja teda otseses mõttes joosti pikali. Seda tegid 2 noort koera, kes nägid välja nagu hundikoera ja Rottweileri segu. Noored koerad ei rünnanud, vaid väljendasid oma vaimustust, ent Ummelasele see arusaadavalt ei meeldinud. Ta asis koertele rihmas kinni ja proovis külainimestele helistades teada saada, et kelle loomadega tegu on. Ilmnes, et need on Erolongi perekoerad, kes kutsikaeast välja kasvades avastasid, et suudavad oma madalast aedikust välja hüpata. Kuna pererahvas oli tööl, läkitas Erolongi pere ühe tuttava koeri ära viima ja selleks päevaks saabus rahu. Järgmisel hommikul olid aedikust põgenemise selgeks saanud koerad jälle Marit Ummelase kodus, Saatetalus. Ärkasin selle peale, et õuest kostis õudne kolin ja ragin. Läksin välja ja nägin, riimid, et need 2 koera närisid mul hoovi peal põranda harja ja enne olid juba jõudnud pesunöörilt pesu alla tõmmata. Seekord juba teades, kust koerad pärit on, pinnas Ummelas kutsikaohtu loomad oma auto pagasiruumi ja sõidutas koju. Sealne pererahvas oli ära, nii et pani koerad ise aedikusse. Samal õhtul olid koerad jälle tagasi ja tapsid ühe aedikust välja pääsenud kana. Ummelas tabas loomad teolt ja sõidutas nad taas koju. Pererahvas polnud ikka veel, aga telefonitsi palusid nad, et pangu naaber koerad ise aedikusse. Ummelas vaidles vastu, et pole mõtet, sest loomad hüppavad ju kohe jälle välja, kuid andis siiski järele. Koerad olidki Saatetalus tagasi juba tunni pärast. See on crazy. See on crazy. Juba. Meil on olnud sarnane konflikt, kui ma elasin oma lapsepõlve kodus, kus naabrite koer käis meil kassi ja nagu sööki õuest ära söömas kogu aeg. Ja siis oli ka niimoodi, et viskasime ta nagu aiast välja ja ta oli konkreetselt, ta oli vähem kui 10 minuti pärast tagasi. Ta oli küll väike koer õnneks. Aga selles mõttes natuke nagu tuttav teema, aga mitte sellel tasemel kui siin. Ei täpselt sama, sest sul on siiamaani see meeles ja ma arvan, et see ongi sinu ainus trauma. See või? Jah, väike koer, sõi kassitoitu. Aga lähme tagasi suurte koerte juurde. Kui koerte omanikud õhtul saabusid, püüdsid nad eitada. Meie lemmikud ei ole küll kana murdnud, kuid taltusid, kui koerte pahategu valvekaamera videolt nägid. Järgmisel hommikul tuli Saatetalusse Erolongi perenaine Ebe Õnne ja tahtis teada, kas Ummelas soovib, et kanadale kinni makstaks. Ütlesin, et seda pole vaja, aga ma tahan, et nende koerad ei hulguks. Ta vastas, et aga tegu on ju noorte koertega, nagu see oleks õigustus. Ta oli väga häiritud sellest, et olin koerte hulkumisest piirkonna politseinikule teada andnud. Järgmiseks käiski ta välja trumbi, et paneb meie tee kinni, meenutab Ummelas. Õnne teatas, et ehk siis Ebe Õnne, et Saatetalu võib teed kasutada veel 1 nädala, siis aga enam mitte. Sissesõitu keelavad sildid olidki juba kaasas ning lahkudes pani ta need paika. Lihtsalt, kuna tähendab, ma loodan, et iga nagu kuulaja ja kes artiklit luges saab nagu selle koha peal nüüd aru, et see naine läks sinna välja pressima. Tegelikult, ta läks sinna välja pressimist tegema. Ta läks sinna ja ütles, et tavai, ma maksan kana kinni, take it or leave it. Ja siis nagu vastus on nagu see, et ei, mida Marit ütles, et ei, ma tahan, et koerad ei ulguks, mis tähendas seda, et ta nagu ei ole nõus seda mängu kaasa mängima, et kui ma võtan raha vastu, on vait. Ja siis ta koheselt ähvardas, et siis ma panen tee kinni ja tal olid sildid kaasas juba. See on minu arvates nagu kogu selle loo juures see hullumeelne koht, et mis mõttes teil need sildid juba kaasas olid? See oli hullumeelne või? Või kas oligi, kas oli see, et lihtsalt, et huvitav, kui ta oleks öelnud, et jaa, makske kinni, ja kõik, rohkem ei oleks midagi öelnud, mis siis oleks saanud? Või oligi, et kuna ta juba politseinikule teatas, et siis oleks olnud, et hea küll, maksame kinni ja ikkagi tee läheb ka kinni. I wonder, kas siin on äkki see võiks ka olla? Aga nagu minu jaoks on see lihtsalt välja pressimine. Me ei saa nagu aega tagasi kerida, et loomulikult arvestades, mis nagu toimunud on, kindlasti Marit oleks, ma arvan, lõpuks öelnud, või oleks teadnud, mis juhtub, oleks öelnud, ma pakun, et jah, palun makske mulle kana kinni, aga proovime nii, et need koerad ei saa rohkem välja.
ja siis kui uuesti tulevad, et siis iga kord maksavad ka nad kinni, aga noh, see, mis edasi läks, see nagu, jah. Aga pisiprobleemist oli saanud väga suur probleem. Ummelased olid jahmunud, aga kogusid end ja proovisid olukorda lahendada. Nad palusid juristil koostada servituudi seadmise ettepanek ning saatsid selle Erolongi talu omanikule. Pakkusime, et mina katan servituudi seadmise kulu ja ka notarikulu. Lubasin ka, et maksan neile talumistasu 100 eurot aastas pluss Euribor. Ning lisaks seda, et ei eelda, et nad teed hooldavad. Pakkusime oma arust väga mõistliku summa selle eest, et ma saan 100 meetrit mööda mudast teed sõita, ütles Ummelas. Kohtus arvutatakse talumistasu maa maksustamishinna alusel ning saate talu juhtumist tähendaks see veel vaid mõne eurost aastatasu. Kirjaliku vastust servituudi pakkumisel ei tulnud. Küll aga ajas naabrivere traktori välja ja kündis tee ülesse. See ei andnud kauaks tulemust, sest järgmisel päeval oli kohaliku suur põllumehel vaja vilja lõigata ning põllule pääsmeks sõitis ta kobainiga Erolongi peremehe künnitöö jälle siledaks. Ent Erolongi peremees kündis tee jälle ülesse. Ja see on küll üks asi, mis ma tahaks öelda, et kui räägitakse, et Eesti mehed on siuksed nagu, rahulikud, kiretud, võiks öelda lausa siukene, mökud, türa, Erolongi peremees, vot sellel vennal on kirge. Ja meenates ongi see, et eestlaste poole... Tal on nii palju kirge, et mõni traditsiooniline mees ütleks ta kohta, et on eit. Jah, aga see kirg, et see viha, kuidas ikkagi viha meid tegelikult juhib ja paneb tegema häid asju, edasi liikuma, aga ka väga halbu asju. Aga kire ees kindlasti. Kuna sa siin juba pausi tegid, aga nagu kas sul ei ole see sama nagu küsimus, mis mul? Kas sa ei tahaks aru saada sellest mehest? Kas sa ei tahaks selle mehe pea sisse näha? Sest mina tahaks täiega näha selle mehe pähe nagu, sellepärast, et vaata, on inimesed, kes teevad, mida me nagu kõrvalt vaatajana mõtleme, et ta teeb mingeid halbu asju, on ju. Aga samal ajal sa nagu taustalt nagu näed seda, et nagu ta teeb mingeid asju enda heaolu nimel näiteks. Et tal on küüned enda poole, ta teeb teistele liiga, aga sellepärast, et ta tahab saada sellest midagi. Tal on küüned enda poole, sa nagu suudad mingit motivatsiooni mõista. Kergemad juhtumid. Marek Nõmmik täpselt samamoodi, eks ole, oma selle sildiga ja kõigega sellega. Et sa suudad nagu mõista, et nagu miks ta seda teeb. Laias laastus, miks ta selle sildi üles paneb ja kõike seda. See nagu, jah. Aga vot minu pea ei suuda mulle ära seletada, mis staadiumis pean mina inimesena olema, et ma künnan üles tee, mille ainus eesmärk on naabrit huiata. Mis viib inimese sellele tasemele, et sa künnad tee üles mitte sellepärast, et sa tahad sinna midagi maha panna. Mitte sellepärast, et sa tahad seal kopestada mulda. Mitte sellepärast, et sa tahad sinna mingit, ma ei tea, maastik ümber teha seal. Ei, sa teed seda sellepärast, et huiata naabrit. No vaata, ma selles mõttes näen vist teistpidi seda asja, et minul on väga raske mõista, mida Marek teeb, on ju, aga ma suudan mõista seda, mida teeb inimesega jonn. Ja kui on ikka jonn sees ja siis seda huiata, et nagu ma ei tea, äkki ma olen lihtsalt nii õnnekas. Aga mina mõistan, et jonn võib tekitada väga suurt, et see, et mis asja sa läksid politseile kitse panema või? Türa, ma kuradi kaevan su tee üles, et sina tahaks näha nagu selle mehe pähe, mina tahaks näha selle perekonna vestlust enne seda, kui nad läksid siltidega ja oli plaanis juba arvatavasti ka see tee nagu üles künda. Ma tahaks näha seda vestlust, ma tahaks olla see kärbes seal seina peal, kuidas kaks väga õelat inimest nagu arutlesid selle üle, sellepärast, et nagu kuidas kaks täielikku lähevad mingisugust asja tegema. sest tegelikult ka nagu ilma naljata, et kõik inimesed, kes tunnevad Maritit, eks ole, et nagu päriselt tegu on nagu nii toreda ja hea inimesega, et sa lähed nagu võitlema nagu mille nimel selle eest, et nagu, et teie koerad olid, andke andeks, aga teie koerad olid lahti. No hea, et nad kana ära murdsid. Mõtle, kui nad oleks, ma ei tea, oleks seal väiksed lapse maha murdud. Mis me nagu jälle, et nagu, what the fuck? Koerad oli lahti ju. Pane koerad kinni. Yeah. Punkt. Ma ei tea, et selles mõttes... Selles lemmikloomad ei tohi üldse lahti olla. See on trahvitav. See ei ole lubatud. Ja nagu pole vabandust, aga jälle, kui sa oled nagu tuled sinna ütled, et kuule, et äkki saaks nii, et koerad ei julgu ja sinu õigustus on nagu see, aga nad on kutsikad. Nad on kutsikad. Ahah. Okei. Oota, küsi nüüd. Mis siis? Saadan
mul tuleb, ma ei tea, tuleb laps, tuleb lõikab teie koera kõri läbi. Lihtsalt tuli tapis meie koera ära. Ta on laps ju. Ta on laps ju, mis me teha saan? Ta on siuksed karmimad mängud. Boys will be boys. Et nagu, what the fuck, noh. See on lihtsalt, see on iga külje pealt nii debiilne asi nagu. Et ma ei tea, mis see kuradi erolong või mis see kuradi, oligi erolong, ma mõtlen naljaka sõna välja, aga see oligi erolong. Et nagu, see on kuidagi nii, et noh, mul on selles võttes jube hea meel, et sa ütled, et sa nagu mingil määral aru saad, aga mina ei suuda nagu mõista, et ma jonni pärast lihtsalt huian teise inimesega, ma nagu ei suuda mõista. Jah, kiuslikkus on ikka selline hirmus asi, aga jah, siis Ummelas ütlebki, et mul on sellest video, kuidas ta kirglikult künnab reede õhtul paduvihmast teed. Teised on sõpradega saunas, aga temal on selline suur äng, et peab teed kündma. Sedasi tehti uudismaaks paraku Saatetalu sissesõidu tee ja üldse ainus tee, mis sellesse metsa ja põldude vahel asuvasse talusse viib. Traktori roolis istuski Ummelase ülemaante naaber siis. Naabri kiusu tõttu Marit Ummelas enam koju autoga ei pääse ning peab kogu vajaliku poekraami, sealhulgas rasked kanatoidukotid. No üks kana on küll vähem, äkki nüüd on natuke lihtsam. Nagu, jah, see oli nagu käsits üle Songermaa vedama. Lahendust lähiale ei paista. Ei, no, selles mõttes see oligi nagu Iron ja see, ma ei mõtle seda päris. Ma sain aru. Ja. Tuli mu sellest välja lihtsalt. Aga siis saabus lõpuks ka perekond Õnne kirjalik vastus servituudi pakkumise kohta. Võtte, su perekonna nimi on Õnne. Ja sa oled kõige õnnetumad inimesed, kes üldse maailmas olla. Ja sa oled lihtsalt nagu, te olete kõik literal nagu, mitte midagi muud, täiesti haige. Ja. See teatas üheselt, et Õnned ei kavatse Ummelastega iial mitte mingitel tingimustel ühtegi kokkulepet sellega. Mitte iial! Pärast seda esitas Ummelas kohtusse esialgse õiguskaitse taotlus, et tohiks teed kasutada seni, kuni on otsustanud, kas nõuda kohtu kaudu servituudi või võtta käsile teeehitus läbi metsa. Ma igaks juhul ütlen, see läbi metsa teeehitus läheb maksma 10 000 eurosid ja see puudub nagu igasugune nagu point sellel ja lihtsalt nagu Neljapäevase seisuga polnud kohus veel esialgse õiguskaitse otsust langetanud. Aga jah, probleemi juured on 90 aastate omade reformis ja laiemalt võttes puudulikus konflikti lahendusoskuses. Aga kui Ummelgas servituudi nõudega kohtusse pöördub, on valla valitsus valmis nõuet toetama, et üks nants on muide selles loos veel. Kaitseliidu noorte instruktor Ebe Õnne, sama, kes läks siis sinna, juhendab Sakala malevas noorte kotkaste tegevust ehk peaks kasvatama noortes isamaalisust, kaitsetahet, kogukondlikkust ja teisi Kaitseliidu väärtusi. Kaitseliidu peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülem, kolonelleitnant Arvo Jõesalu ütleb, et tööalal ei ole Kaitseliidul Ebe Õnnele midagi ette heita, aga töötaja eraelu tööandja hinnata ei tohi. Me ei saa anda hinnanguid naabrite omavahelistele tülidele, aga loodame, et leitakse siiski rahumeelne lahendus. Ma igaks ütlen selle, et veel tegu on, Ebe Õnne puhul on Kaitseliidu noorte instruktoriga, kes tegelikult tõesti kasvatab noortes isamaalisus. Et siin tegelikult on nagu härra kolonel leitnant veits sittus täis ennast, mina ütleks, et sul on nagu see, et noh, tegelikult, et noh, see, mikä eraelus on, jah, aga see tasub siis mõelda, et kui ta tegeleb selliste asjadega ja ta on samal ajal nagu noorte instruktor, kes muuseas, kuidas see info üldse välja tuli, et Kaitseliidus on, et siis ta oli selle pärast, et kui ta käis oma naabri juures seda kuradi pakkumas seal oma, seda, et kas me maksame kinni, aga siis tegelikult seda ühtse teed kasutama. Tal oli sümboolika peal. Ta oli nii loll, et ta läks oma sümboolikaga teise inimese õue peale ja näitas, kus ta töötab. Fucking dumbass. Ja siis sealt oligi, okei. Ja sealt tuli see nagu välja ka. Et nagu lihtsalt, ma ei tea, Arvo Jõesalul härra kolonel leitnant äkki mõtleks natukene veel, aga ma saan aru, strateegiline kommunikatsioon. Ja siis ma teen veel ühe mõttekäigu ühe väga targa inimese poolt, jälle nime ei avalda, kes kirjutas niimoodi. Oled kiusaja, aga töötad Kaitseliidus noortega, kasvatad isamaalisust ja kaitsetahet, pole probleemi.
Tuuli Jõesaare tänasest naabritüli loost ilmneb taas üks ohtlik ja järjest sagenev nähtus, kuidas ameti, au ja eetika visatakse prügikasti, kui on vaja isiklikku tagumikku tulest päästa või lihtsalt silmad kinni pigistada ja vastutust vältida. Ka siis, kui kiusaja, tervise või muidu petis töötab haavatavate inimestega. Ei ole tööandja asi, mida inimene vabal ajal teeb. Kui ta vabal ajal kaaskodanikke petab, siis 8-5 on ta täiesti usaldusväär inimene. See viimane osa oli selles mõttes huude kohta, on ju, aga point jääb nagu samaks. No point jääb samaks. Nagu see on nagu see, et põhimõtteliselt, et ma ütleme, et ma töötan Kaitseliidus, on ju, teen oma tööd jube hästi, lähen koju ja siis olen see kuradi, need, kes vanuritelt telefonid siin raha välja petavad, nende rahakuller nagu. Ja siis Kaitseliit on, no jah, see on tema eraelu. No vaata, ja ma, nagu ühtepidi ma nagu mõistan ja ma nagu 100% olen nõus. Nagu on üks nüanss võib-olla, et kust on nagu see piir, kus nagu tööandja asi on teise inimese eraelu. Et see on ka nagu minu küsimus, et selles mõttes ma saan aru Arvo Jõesalust ka, et noh, ongi, et nagu tema töötaja on ja samas nagu see õnne ei ole ju teinud midagi kuritegelikku. Ta kiusab. Jah. Selles mõttes sul on õigus. Et selles mõttes jah, et ongi ükskõik nagu, kus ka mina oleks, ütleme, et kui ma oma eelnevas elus, sama elu, aga tegelikult eelneva aeg töötasin 23 aastat ühes teatud firmas, eks ole, ja kui nemad oleks hakanud nagu sekkuma sellesse, mida mina näiteks võhkarites räägin või kuskil midagi ütlen, nagu siis mul oleks sama, et see ei ole sinu asi. Jah. Noh, et teine asi on see, kui tegu on mingi kriminaaliga. Vot, aga Erolongi taru pererahvas ei taha teha tee ülekündmisest, Erolongi talu pererahvas ei taha tee üleskündmisest ega sellest, miks nad naabri peale nii vihaseks said rääkida. Ei no õnne. Ei no õnne. Ei no õnne sulle. Eino Õnne keeldus ajakirjanikuga rääkimast ja kinnitas, et saab aru, et ilmuv artikkel jääb niimoodi ühesuguseks. Ebeõnne ei võta oma Kaitseliidu töötelefoni vastu ega vasta ka sõnumitele. Tema teine number, mis on saate talu tee otsale pandud märgil selleks, et sissedeks luba paluda, on välja lülitatud. Tere, see huiamine nagu jätkub. Aga saate aru, see pole veel kõik. Kui oli siis see artikkel, on ju, okei, ilusasti selgitatud kõik. Aga siis Nils Niitra Delfi siis arvamusena kirjutas sellise artikli nagu ärge kolige maale, kui te ei oska naabritega ilma juristita rääkida. Nii, ta kirjeldab siin bla 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 ja siis on see artikli lõpp, mis mul nagu tõmbas nagu ahu eitama ära. Kõige hullema, ent paraku väga tavapärase stsenaariumi kohaselt tekib naabrite vahel varem või hiljem mingi probleem, nagu näiteks õuele sattunud ja kana murdnud koerad. Kui sa alles siis naabriga suhtlema hakkad, on halvad tagajärjed kindlustatud. Oleks läinud aastaid tagasi pudeli ja suitsukalaga, saanuks ka koerte probleem nüüd kindlasti lahendatud. Esiteks minul oleks küsimus Nilsile, et kas tal on nagu see 100% informatsioon, et Marit ei olnud mitte kunagi suhelnud nende naabritega 10 aasta jooksul, mitte kunagi või? Nagu, kus selline asi tuleb, nagu üldse tuleb pakkumisel on ju. Ja siis nüüd oleks kindlasti lahendatud, mille järgi ta seda pakub, et ma nagu ei ole nõus Nilsiga. Ja siis eriti räige viga on hakata naabrite peale politseile kaebama, selleks peab ikka väga tõsine põhjus olema. Maal vihatakse endiselt kõik võimalikke pealekaebajaid orgaaniliselt erinevalt linnadest, kus kaeblemine on kujunemas rahvusspordiks. See kõlab jälle niimoodi nagu... Oota, kes see tont on? Nils või? Jah. Ma ei tea, ma eeldan, et ta on ajakirjanik, aga see on kirjas, et ta on huvikaitseagentuuri Powerhouse konsultant. Aha, okei. Ta võiks mu mune konsulteerida, mulle sukene tunne. Mis kuradi loll jutt see on? Aga see on täiesti pöörane, et kus see oli see, et maal vihatakse endiselt pealekaibaid. Esiteks, me ei räägi mingisugusest nagu päris... peale selle, et see mõte on loll, nagu ma saan aru. Aga kui me räägiks nagu päriselt mingitest nagu... ongi mingid maainimesed, mingid nagu full mingisugused vanakoolid, kirsad jalas, nad ei tea internetist ja maast mitte midagi, aga me räägime fucking Kaitseliidu noorem kuradi selle, nagu, me ei räägi nagu nii öelda maainimesest, et tegu on ka haritud inimestega, on ju, et siis ta jätkab, totaalne ämber on kasutada aastaid südamerahus igasuguse juriidilise aluseta võõrast maad ja saata juristi koostatud kirju servituudi seadmiseks pärast seda, kui suhetus on tekkinud tõised probleemid.
Tal ei jäänud muud üle, you stupid fuck. Mis asja? See on täiesti uskumatu, rääkimata sellest, selles kontekstis ma saan aru, juude teadis, et see on teine maa, aga meil on konkreetselt selliseid olukordi, mis on täpselt samasugused, kus kohas üks inimene sõidab mööda teed teadmata, et see ei ole tema maa nagu. Mul on enda isiklikust elust selline näide võtta nagu. Aga nagu mis siis? See on tee, see on üldkasutatav tee, ma ei tea, jah, see on erakätes ja me võime siin nagu sellel teemal vaielda, aga nagu, kuidas on võimalik selle loo kontekstis võtta selline seisukoht üldse, on minu arvates täiesti müstika. Et ei ole mõtet, et ei tohi peale kaevata, et mis asja, kui ma maal elan ja mul naabrite koer süstemaatiliselt käib minu aias mingi kuradi bardakki tegemas, kordades ja kordades. Ma võtan kontakti, ma viin koerad tagasi, vähem kui tunni aja pärast on koerad tagasi. Probleem ei lahene. Mida ma siis tegema pean, türa? Nils, wake the fuck up. Loomulikult ühel hetkel ma helistan politseisse ja selle peale tuleb inimene ja ütleb, et kuule, kas me maksame kana kinni? Ei ole vaja kinni maksta. Lihtsalt tehke, et koerad ei hulguks. Me paneme tee kinni. See on see lugu, see on kogu see lugu ja nüüd Nils selles kompotis võtab välja, tegelikult ei tuleks naabrite peale kaevata, päriselt või? Ma ei saa aru, kas me palun saaks, kas üleskutse Eesti Vabariigi valitsusel, kas me saame teha see seaduseelnõu, et me keelaks ära kummiliimi müügis. Mul on selline tunne, et meil on nagu inimesed, kes siis nuusutavad kummiliimi, neil on ajukahjustus nagu. Ma ei suuda aru saada praegu, mis toimub. Minu jaoks oli see artikkel nagu, kui ma alguses mõtlesin seda, et pealkiri on selline nagu kompromiteeriv, et kindlasti seal nagu tuleb nagu mingisugust nagu et ongi, et pealkiri on lihtsalt selline. Siis ma loen selle artikli räägi, siis ma ütlen, et lõpus peab tulema see, et see on nagu Mihkel Surva raamatuga, et seal lõpus on see, et kõik see rääkisin, see on nali tegelikult, et seda räägiks ainult nagu, ma ei tea, mis inimene on. Aga ma jätkan. Maal pole kombeks selliseid kirju saata, maal minnakse naabri õuele ja räägitakse asjad enne rahulikult läbi. Mida ka Marit tegelikult tegi, aga näed. Ja niimoodi me jõuame olukorda, kus eeldatavalt kõrgema haridustasemega ja seega teoreetiliselt paremas positsioonis sisse tulnu teeb suhetes põliselanikuga kõik vead, mis vähegi võimalik. Isegi talumehe käitumine on mõneti prognoositav, tema menetleb selliseid olukordi vastavalt enda probleemide lahendamise oskusele. Kõrgema haridustasemega. Ma eeldan, et see haridustase võib olla sama või siis teisel pool isegi kõrgem. No ma ei tea seda, ma ikkagi eeldan, et Mari Tummel on. Aga saate, me ei räägi nagu mingisugused fucking 3 haridusega kuradi mingisugusest virtsa kuradi vennast päriselt ka. Ja ma ei ründa tegelikult selles mõttes seda, et nagu ka virtsa vennad on väga fine. Aga tõenäoliselt peab ta sisse tulnud lihtsalt ülbeks, arvas Nils. Juba aastaid varem hakkas pidama, siis kui tema maad kasutav tulnukas ei vaevunud ära aiaväravas sisse astuma ja tutvustama. Nüüd on tõesti liiga hilja midagi parandada, lootusetult hilja. Meeldivat kohtuskäiku oli Nils Niitra siis nagu lõpumõte. Aga sa küsid, kes Nils Niitra on, siis ma ütlen sulle kohe, ta on isegi Wikipedia. Nils Niitra sündinud 20. detsembril 1975 on Eesti ajakirjanike suhtekorraldaja. Ta lõpetas 94. aastal Pärnu Sütevaka humanitaaria gümnaasiumi ja Niitra töötas 2017 aastane ajalehe Postimees ajakirjanikuna. 2014. aastal valitada Eesti Ajalehtede Liidu aasta ajakirjanikuks, nii et tegemist on aasta ajakirjanikuga. Päriselt ka. What the fuck? Kuidas see võimalik on? Ja siis on veel siia lisatud, et ta põeb depressiooni, et arusaadav, et paljud meist põevad depressiooni, aga jah, tegu on aasta ajakirjanikuga aastal 2014. Mis on juhtunud viimase 12 aastaga, meie seda ei tea. Ma ei tea, see on nii arulage seisukoha võtt nagu. Et ma loodan, et Nils nagu saab nagu sellest aru, et kui ta nagu et kogu tema jutu nagu sisu on sisuliselt mitte midagi muud kui see, et tegelikult on Mari Tummel siin ise süüdi, sest et ta ei läinud ennast tutvustama. Nii ongi. Nagu päriselt ka või? Et nagu kas me anname, et nagu sisuliselt annab ta nagu moraalse õiguse naabrile, kes, ma tuletan meelde, kündis üles 2 korda tee, lihtsalt selle pärast, et naabriga huiata. Me võime mängida siin seda, esitame seda argumenti. Ja, aga see on tema maa, ta võib seal teha, mida ta tahab. Võibki. Ma olen nõus, ma ei vaidle vastu sellele.
aga see mõte, miks ta seda teeb? Mina räägin sellest. Nagu see on nii absurdne. Aga tead, Nils teab, mida ta räägib, et kui ma võtaks veel selle artikli ette, siis ta on alguses kirjutanud ka seda, et või kuskil keskel, et olen ise elanud maal üle 25 aasta ja mullegi kuulub mõni 100 meetrit teed. Ühe osaliselt mulle kuuluva teeharu otsas elab üks naaber, teises otsas teine. Kaugemale jääb veel üks talukoht, kus pole püsielanikke. Oma naabritega saan hästi läbi, mis ei tähenda, et me oleksime sõbrad. Tegeleme naabri valvega ja kõik vajalikud jutud saavad aetud. Kunagi oli mul suur lambakari, mille gängi liidrid vahepeal taradest läbi pääsesid ja naabrite aedades sigatsesid, ent need olukorrad said inimlikul moel lahendatud. Lõpuks müüsin lambad ise maha. Ja siis ta räägib mulle mingist, või meile, mingist Otist, kes varastas asju, aga tema ikkagi oli hea mees ja naabrid on tublid ja nad on panustanud tublisti ka mulle kuuluva tee korrashoidu ja bla, mida tegelikult on ka Marit teinud selle tee korrashoiuga. Aga see viskame kõrvale sellepärast, et ma ei tea, mul on tunne, et ma olen Niles Niitra mingisuguseid artikleid veel elus näinud. Ma ei suuda, ma nagu üritan mõelda, sa ütlesid, et äkki kompromiteeriv artikkel. Ja mina mõtlen selle peale, et huvitav, aga äkki on niimoodi, et need naabrid, kes on Nilsi tee ääres elavad, et need on nagu türase Niitra on täiesti segane. Et nagu, ma ei tea, nagu, et lihtsalt, et nagu, kuidas on võimalik võtta nagu selline positsioon sellises väga selges ülekohtelikus käitumises, võtta see positsioon, see on täiesti hämmastav. Oota veel, ma tulen veel. Nilis Niitra alustas tööd reporterina juba 17-aastasena. Nüüdseks on tema riiul täis ajakirjanduse auhindu ja nominatsiooni erinevates žanrites, neist säravaim aasta ajakirjaniku tiitel. Nilis valdab suurepäraselt kõik ajakirjanduse põhikategooriaid. Ent uuriva ajakirjanikuga on tema leivanumbriks korruptsiooni paljastamine. Okei, väga tubli. Ma ei tea, mis siin juhtus nagu. See täiesti kummastav. Täiesti hämmastav. Mul ei ole sõnu. Ma ei oska mitte kuidagi teistmoodi nagu kommenteerida nagu seda nagu Nilsi artiklit. See on täiesti mulle jahmunud olen. Aga võib-olla jälle nüüd tuleviku peale mõeldes äkki Nilis Niitra saab aasta ajakirjaniku koha pealt, kes teab? Aasta ajakirjanik Nilis Niitra ja aasta võhk ka. Puhtalt selle arvamuse artikli eest. Küsime jälle Märdi käest, nagu ikka ma teen seda. Kas sa tahad ühte teemat veel või ma tõmban lõpupulleti? Sinu valik. Me ei räägi sellest väga pikalt, ma arvan. Võtame selle teema ja siis võtame pulleti ka. Toi. Ühesõnaga, Kroonika esitab küsimuse, kas Maljuland on uus perekool? Maljuka loodud foorumis klatšitakse staare valimatult. Maljulandi kujul on tegemist Maljuka uue veebilehega. Nii Instagramis kui ka blogis on Maljuka elu puudutav infovoog võrreldes varasemaga kokku kuivunud ning seetõttu on arusaadav, et Maljuka suured fännid on Maljulandi kolinud. Maljuland on jagatud 5 alamkategooriaks. Storid, lühikesed klipid, Q&A, küsimus-vastus Malju endaga, foorum, chat, Maljuka sõnumid, mille kasutajad saavad vastata ja blogi. Ja foorum on pealt näha süütu. Näiteks suhetele mõõdud foorumis leiab järgmised teemad, abiellumine, Tinderi seiklused, tülide ajal vaikimine. Kõik on väga elulised ja vajalikud arutelud, kuid enne Maljulandiga liitumist kuulsin, et vabariigi kuumim klatš käib alafoorumis nimega Gossip. Kõik, kes kunagi perekooli foorumis on surfanud, mäletavad, et seal oli nii pereelu puudutavaid teemasid kui ka klatšinurk, kus valimatult võeti Eesti tuntud inimeste kallal. Ka aastal 2015 tegi pealtnägija selle kohta ka saatelõigu, kus ka Maljukas sõna sai. Toona rääkis ta Mihkel Kärmasele, kuidas ta on aastaid anonüümsete perekooli kasutajate sihtmärk olnud. Kui me eksi, siis perekool vist oli ka see koht, kus kohas Marika Korolevi kohta räägiti ja sealt sai alguse põhimõtteliselt see nõudekirjade populaarsus ka. Jep, sama asi. 11 aastat hiljem loen Maljulandi foorumis Gossipi kategoorial kuuluvaid teemasid ja on raske aru saada sellest, kuidas see erineb 2023. aastal suletud perekooli foorumist. Üks šokeerivama sisuga Maljulandi foorumi alateemadest räägib ühest Eesti ärimehest ja tema ekspruutidest. Tasub märkida, et keegi antud lõimes mainitud inimest pole proovinud kuidagi püünele pääseda. Neist pole ei Kroonika ega mõni teine meelelahutusväljane kirjutanud. Tegemist pole kuulsustega, kuigi tõe huvides lisan, et kõnealusel mehel on Instagramis üle 15 000 jälgija.
sest Liisa süstiv narkoman, sama oli Kadri naiste nimed ära muudetud toimetus. Teatab üks kasutaja, viidates kõnealuse mehe endistele pruutidele. Kadri kahjuks lahkus meie seast omal soovil, toob teine kasutaja välja väidetava enesetapu. Üledoosi tegi siis oma soovil, uuritakse. Kõik need kommenteerijad on märkinud end anonüümseks, kui nende jutu teemadeks olevate inimeste elu on kõigile uudistamiseks laiali laotatud. Narkomaanideks tembetatakse Maljulendis ka tuntud inimesi, näiteks arutatakse seal isuga mõned aastad tagasi levinud kulujutte Liis Lemsalu kohta, mis tipnesid Pealtnägijale antud intervjuuga. Antud teema all on kogunenud 10 kommentaare, mille autorid väidavad, et neil on usaldusväärsed allikad, kes kunagi ei eksi. Kõik, mis Liisist toona räägiti, olevat puhas tõsi. Antud lõimes jagatakse ka kuulujuttu Ott Leplandi ja Karl-Erik Taukari kohta. Viimast on tulnud oma nimega kaitsma tema taustatiimi kuuluva mehe pruut. Üks asi, millest tuleb Maljule au anda, on see, et Maljulendi foorumis püsivad ka teemad, mis räägivad blogija enda lähikontsertest. Näiteks arutati seal mõned päevad tagasi Malju sõbrannade Kristiina Pärterpoja ja Tuuli Clementa väidetavat tüli. Esmaspäeva hilisõhtul algatati aga teema, kus arutatakse elavaid Malju sõprade Andrei Zevakini ja Kelly Karite Jefimovi suhte väidetavaid saladusi. Viimaste päevade jooksul on arutatud veel Howard Freeri, Anette Pedaru, Liisa Pärnpuu, Brigitta Antoni, Agne Vaheri ja paljude teiste eraelusid. Väidetavalt on seal ikkagi teemad, mida ma arvan, et anonüümsed kommentaatorid enda kohta ei sooviks lugeda. Kas X pettis oma naist? Palun räägi X-ist kossi. Kas ongi mehest lahku läinud? Kas X-il on ekstreemsed daddy issued? On vaid mõned teemapüstitused ja küsimused, mida anonüümsed kasutajad foorumites staaride kohta uurivad. Loomulikult pole foorumis puutumata ainult ka Maljuka kohtusse kaevanud Tanel Padar, kui kõige elavamalt arutatakse Brigitte Susanna Hundi tegemisi. No shit. Teemas PSH on artikli kirjutamise hetkel 454 sissekannet, samas suurusjärgus kommentaare on ka alafoorumis PSH kihlus läbi. Eraldi on tehtud ka teemad nimega PSH koostööd, PSH ja suubid, lust ja PSH kukus ja palju teised. Lõpetuseks tahaks tulla tagasi 2015. aastal eetrisse läinud Pealtnägija lõigu juurde, kus Maljukas ütles Perekooli foorumi kohta järgmist. See on tegelikult natuke naeruväärne, et sõnavabadus on ju tegelikult olemas meil kõigil, on ju, aga kuskilt võiks nagu piir minna inimese enda viisakusest ka. Minul on ka näiteks õigus arvata, et sul on kole kampsun, aga see ei tähenda seda, et kui sa mulle poes selle koleda kampsuniga vastu tuled, ma hakkan siit sitaga loopima, siis ütlen, et ise panid selle kampsuni selga ja see on tülgastav. See on päris probleem, see on päris hea teemapüstitus. Sest minu seisukoht on nagu see, et jah, et kui sa nagu lood sellise platvormi, siis mingil hetkel on vaja moderatsioon sisse tuua. Mis on seal olemas, et sa teaksid? Mis tekitab teatud küsimusi, et selline põhimõte on selles, kui sa lubad sihukest asja nagu on koss, siis mürk on nädalaga sees, kohe. Et see on üldiselt ikkagi halb mõte. Ma arvan, et Eesti inimeste eraelu ei peaks niimoodi avalikult lahkama. Ma arvan, et see ei ole okei. Nüüd on nagu see küsimus, et kui asi on ikkagi maksamööri taga, kas ei ole vahet, see on ju nagu nii-öelda kellegi Patreon, see on Maljulend on muidugi suurem, on ju, aga see on nagu kellegi, see, kes maksab, see saab sinna sisse. Nii. Ei, lihtsalt, et nagu, kas seal ei ole nagu natuke erinevus mõttes perekooliga, et perekool oli see, kus saavad kõik minna, kõik lugeda ja kõik seda nagu näha. No selles mõttes nii-öelda valitud inimesed. Selles mõttes ma võin öelda, et see on siis selle koha pealt isegi hullem. Sest et ta on maksumüüri taga. See, mis tähendab seda, et mingisugune potentsiaalne laim võib leida aset ja sinna ja põhimõtteliselt see, võib-olla mõni inimene tahabki selle pärast sinna minna, mis tähendab, et sellega teenitakse raha, mis on nagu eetiliselt nagu rohkem küsitavam isegi. Aga see, kas sihukest klatši esitatakse maksumüüri taga või mitte, nagu see ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust, et selles mõttes, et Patreonis ka kui sa teed näiteks Patreoni endale või paned oma jutu maksumüüri taha, siis see ei ole ka nagu see koht, mis sind kuidagi nagu päästaks või nagu ei anna ka mingit moraalset õigust käituda nagu teistmoodi. Ma olen huvitavat nagu sihukest nagu flippi näinud praegu, et ongi need, kuna Maljukas on Maljulendi kolinud täielikult ära, siis
siis ma tunnen nagu puudust sellest Instagrami sisust, mida ma tegelikult olen nautinud, sest ma Instagrami kasutajana ikkagi on tore nagu neid asju näha, eks ole. Ma täiesti mõistan seda, et Mallukas teeb õigesti ja ongi, kes tahad, kui oled huvitatud, siis mine sinna. Fine, on ju. Ta on väga geniaalselt oma asjad ära monetiseerinud selles mõttes. Aga teistpidi on nagu see, et kui mõned kuud tagasi või mõni aeg tagasi oli PSA, kes oli nii-öelda cancelled, eks ole, ja ta kuskil ei figureerinud, siis nüüd ma näen nagu teistpidi see, et PSA figureerib igal pool ja mitte enam sellises toonis, nagu ta siin vahepeal korraks nagu paistis silma, et ta on nagu meeleheitel ja siis ta nagu kuidagi on vaja kuskil käia, vaid mul on tunne, et ta nagu ongi nagu, ta on jälle nagu natuke igal pool ja ka tema storydes ta natuke annab siiski rohkem viimasel ajal kui Mallukas, et see on nagu, ma tean, et see ei mõju Mallukale. Mallukale ei ole vaja mitte midagi peale enda Maljulandi, ma saan sellest aru. Yeah. Aga kui nagu sel nii-öelda tasuta rahvale nagu midagi ei anta, siis sellest on ka kahju, et tahaksime neid mõtteid kuulda ka tasuta. Aga tahate siis kõike seda saada, siis minge Maljulandi selles mõttes, et kindlasti see tekitab ka see Merilin Mölderi. Muide, see on Merilin Mölderi artikkel, mis on nagu päris huvitav, sellepärast, et see vend paneb ka täitsa seinast seina neid artikleid, et nagu täiesti uskumatu lihtsalt. Aga see, ma lihtsalt ütlen, et Maljulandis on minus ka kirjutatud. Mul on saadetud isegi screenshot sellest, mida minust räägiti. Ja mul on täitsa huvitav on lugeda sükst asja, et ma loen ette selle. Ma just tahtsin öelda, kas sa saad ka jagada, palun jagada. Ma kunagi korraldasin mitu aastat järjest üritust, mida modereeris Märt Koik ja ta on kindlalt kõige lahedam võõras inimene, keda ma kohanud olen. Koheselt klappisime mega hästi, huumor oli ka sama ja ta oli terve tiimiga hästi sõbralik ja nagu oma. Lisaks sellele on temaga ülilihtne koos töötada. Mu ema oli sellel hetkel tema suur fänn ja Märt oli nõus talle tegema videokõne, mida mu ema vastu ei võtnud, aga siis tegi selle asemel tervitusvideo. Kurat, see on valus jah tegelikult, et niimoodi tegelikult valetatakse. See on laim. Tegelikult ma olen täis värdjas, eks? Ma tahan toonitada. Ma tegelikult olen täis värdjas. Ja mina arvan, et see on mingi Märt Koigi tiimi liige, kes on tegelikult sinna sisse imbunud ja lihtsalt üritab nüüd päästa seda tegelikult, seda munni käitumist, mida tegelikult Märt on ikka aastate jooksul ikka laiali laotanud. Et mine küsi kellegi teise käest. Mine küsi näiteks kes see oli, kes on talle 2 korda kuumavat käe peale lasi? Jaanika Veski. Mine küsi Jaanika Veski käest. Kas Märt Koigiga on hea koostööd teha? Kas Märt Koik on tema podcast? Ega nalja, ja tegelikult ega ei tasu nagu naljale unustada, et minuga on koostöö isegi lõpetanud Insuonu. Et nagu selles mõttes, et siin on inimesi küll. Oh no. Oi, lähed, aga kõigest sellest te kuulete tegelikult 3. septembril Draamalaama nimeline podcast, mida veab Sille-Kadri Simer ja siis Võhkarid koos teevad siis saadet Draamalaamas, Draamalaama tavaosa ja hiljem on ka veel Draamalaama Patreon, kus on palju nimesid ja igasuguseid asju, mida te võib-olla ei teadnudki. Lisaks me Märdiga rääkisime isegi mõned asjad selgeks, mida me ei olnud nagu juhuslikult arutanud, nii et palju põnevat kraami on tulemas seega 3. septembril ja 18. oktoober siis mängutöö. Saate veel pileteid soetada, saate meid vaadata kinosaalis, mis on nagu nii amazing, et see on põhimõtteliselt vähem kui juba, see on täpselt 2 kuu pärast tänase hetke järgi. Et need on siis 2 sellist asja, mis on nagu meil siis tulemas. Kas sul on veel midagi tulemas, millest saada rääkida? Sitt püksi, aga vabandust, see ei ole üldse hea nali. Ma tahan lihtsalt ma tahan eelmise teema lõpetuseks ikkagi sellega öelda, et ega mul ei ole nagu Maljulandi moderaatoritele suuremat soovitus, kui tõmmake Kossile natukene päitsesid peale, sellepärast et see asi võib halvasti lõppeda ja üldse see, ma ei tea, seal on tagatud anonüümsus, aga nagu see anonüümsus ei ole ka päris, et seda ma tahaks nagu kommenteerijatele ka seal öelda, et nagu selles mõttes sa pead olema liige ja kui sa oled liige, siis sul on ikkagi, siis sa oled isikustatud ja sa vastutad oma sõnades, kui sa seal hakkad hullu panema. Chill. Aga Marek ei saa kunagi sinna minna, sest tema ei ole isik. Jah, just, sellega on päris. Aga jah, minge laenutage Uhuu-raamatut, oske Uhuu-raamatut, minge laenutage Hambal ja Selmine raamatut, oske Hambal ja Selmine raamatut ja
ma ei tea, kui Märdil rohkem ei ole, siis ma lähen lõpupulletisse täna. Davai, pane bullet sisse ja lähed teeme ära. Elu24 toimetus pani põlema küünlad ja tellis tordi, kuna neil oli pidupäev. Täpsemalt siis nende toimetusele saadeti videot, milles ainult push-up rinnahoidjate väele jäänud Veronika Pikkase nimeline TikToker tõmbab ühel hetkel püksid täielikult alla ja paljastab, et kaamera ees. Kui ma ei saa und, siis vaata, mida inimesed korraldavad. Seda on piinlik vaadata ja see on nii labane, kommenteeris videotoimetusele saatnud inimene. Siiski tekib minul küsimus, et kas see polegi tegelikult osaliselt see, mille tõttu joodiku kaltsude TikTok laive vaadataksegi. Kui video saatnud inimene und ei saa, siis läheb parmude laive vaatama, et leida mida. Üksteise peale lihtsalt karjuvad ja joovad TikToki parmud ei liiguta närviga, aga üks tagumik küll. Tundub kuidagi võltslik see teemapüstitus, aga okei. Aga olgu, Veronika Pikkas on tegelikult üks paras tegelane ja see ei olnud tema esmakordne rodeo alastusega. Oi ei, hell no, kaugeltki mitte. Eelmise aasta novembris demonstreeris Pikkas kaamera ees oma intiimpiirkonda. Temaga koos olnud sõbranna võttis end hetk hiljem sootuks alasti ning kõndis kaamera ees ringi. Ringi kõndis ära. Ja selle aasta juulis oli Pikkas leheveergudel sellega, et mingi argentiinlane, kelle Pikkas oli Hispaanias Eestisse endaga kaasa toonud ja kes oli nädal aega savu tõmmanud, peksis seal Veronika Pikkast nagu homset päeva ei oleks. Muide meeldetuletuseks aastaid tagasi oli Veronika Pikkas see, kes enda elukaaslast noaga ründas. And shit. Classic TikTok, no rules, crazy people, wild wild west ja aastate pärast vaatame praegusele hetkele tagasi ja mõtleme, kui hea elu meil ikka oli. Aga aitäh teile, olge musud, kohtume järgmisel nädalal uute teemadega Patreonis. Tšau!